Mul oli plaanis rääkida tervenemisest, aga siis ma sain aru, et mul tuleb kõigepealt rääkida haigestumisest. Enne sümptomite tekkimist on meil juba enne energeetiline tasakaalutus ja seda võivad põhjustada täiesti erinevad asjad. Näiteks vale keskkond. Võib-olla meil ei sobigi elada linnakeskkonnas või on õhkkond hoopis konfliktne või agressiivne ja ruumis tülitsetakse tihti. Või on hoopis palju seisnud ja kurba energiat ja liiga vähe elavat energiat. Võib olla ka nii, et me toitume valesti ja ei joo piisavalt puhast vett. Võib-olla me sööme liiga palju või sööme liiga vähe või sööme valesid asju ja ei saa piisavalt vajalikke toitaineid. Või äkki oleks meil vaja hoopis minna loodusesse. Oleme ju osa elavast keskkonnast. Võib olla ka nii, et meie keha vajab rohkem liikumist. Meie kehatasand on ju nagu koerad, kes tahavad iga päev jalutada või hobused, kes karjamaal ringi kappavad. Tahab ka meie keha füüsilist koormust saada. Meid võib tasakaalust välja viia ka murtud süda või oleme pidanud üle elama suurt kaotust oma elus. Tähtis on ka see, kas tõlgendame siin maailmas klaasi pooltühjana või pooltäis, sest suhestumine eluga on määrav. Mõnikord võib juhtuda, et me vihastame nii hullult kellegi peale, et jääme haigeks või elame üle suurt kurbust. Igal juhul, kui me eirame oma vajadusi ja näeme maailma ainult negatiivsetes varjundites, loob see meile erinevaid teemasid. See tähendab seda, et me ketrame mingeid teemasid lõputult ja need teemad justkui istuvad meie kukil ja väga tihti me väldime neid või ei oskagi leida lahendust. Ning see viib meid sageduses alla. Kõigel, nii elusal kui elutal on oma sagedus. Täpselt nagu igal raadiojaamal on oma sagedus, millest teda kuulda on. Inimene on huvitav selle tõttu, et ta saab toimetada nii madalamatel sagedustel kui ka kõrgematel, kuid inimese tõelise olemusega sobib selline sagedus, mis asub looja tasandil. Ning kui inimene sageduses langeb, kukub ta ellujäämistasandile. Sealjuures langeb ka immuunsus, meie vastupanuvõime erinevatele haigustele. Ja kui langeb immuunsus, tekivad väljakutsed. Ja väljakutsete all pean ma silmas erinevaid terviseseisundeid. Ma toon ühe näite köhaga. Ma joonistan siia ühe taime ja see on sümptom. Ning ma joonistan siia ka juured. Ja see sümboliseerib juurpõhjust. Me võime ju taime mullapiirilt maha lõigata, aga nagu ikka, näiteks umbrohul on nii võimsad juured. Nad ajavad varsti välja uued lehed. Seega, kui pidevalt seda sümptomit maha lõigata, võib toimuda haiguse allasurumine või võib jääda see haigus korduma, muutuda krooniliseks või võivad üks hetk tekkida erinevad tüsistused, sest tegelikult ei saadud haigusest juurtasandil jagu. Seega me jõuame tagasi juurpõhjuste juurde, selle tasakaalutuse skeemi juurde. Aga oletame, et inimene saab tuult, külma tuult ja tal tekib köh. Kõigepealt selleks, et hakata tervenema, tuleks tal saada tuule eest varju. Ning seejärel saab ta hakata tervenema, ennast ravima. Kuid kui inimene on püsivalt tuule käes ja samal ajal krõbistab medikamente, siis sellel ei ole ju tulemust.
Inimene peab selle tuule käest kõigepealt ära saama. Ja samamoodi on ka keskkonnaga, toiduga, füüsilise koormusega, hingevaludega, suhestumisega ja tugevate emotsioonidega. Meil tuleb üles leida see, mis tekitab meis seda tormi, seda külma, ebameeldivat tuult ning siis tegeleda sellega, tunnetada, mida me päriselt vajame. Siis teemad hakkavad lahenema ja meie sagedus tõuseb. Ka meie immuunsus tõuseb, meie vastupanu haigustele ja väljakutsed kimbutavad meid järjest vähem või rohkem pinnapealsemalt. See juur võib olla pinnapealsem ja väike, nagu külm tuuleke, mis põhjustas köha, või siis hoopis midagi tõsisemat. Ja umbrohust hoopis kasvab lill. Nii et selleks, et vältida haigestumist, tuleb pidevalt tegeleda juurpõhjustega. Et juured ei saaks ennast ajada nii laiali ja nii võimsaks, et neil hakkaksid tekkima võrsed. Nüüd me teame, kuidas toimub haigestumine. Nüüd on väga lihtne ennast tervena hoida ja ma saangi järgmiseks hakata rääkima tervenemisest. Aitäh!